Tervitused väga sügiseselt Saaremaalt. Ma tahaks täna jagada sellisel teemal, mis lööb enamiku traditsioonilise mõtlemise veidi segamini. Ma soovin rääkida päästekiivrist ja selle tegelikust tähendusest. Paulus ütleb efeslastele 6. peatükis ja 17. salmis ja võtke päästekiiver. Sõna kiiver koosneb 2 sõnast peri, mis tähendab ümber, ja kephale, mis tähendab pea. See tähendab sõna-sõnalt ümber pea. Iga kord, kui ma olen kuulnud õpetust päästekiivri kohta, on viidatud sellele, et meil tuleb panna pähe päästekiivri selleks, et oma mõtteid maiste, filosoofiate ja muu sarnase eest kaitsta. Kuid see ei ole tegelikult üldse nii. Mille jaoks päästekiiver siis tegelikult mõeldud on? Me leiame efeslastele 6:17, mis ütleb ja võta päästekiiver eelkäija Vanast Testamendist, mis on Jesaja 59. peatükis. Ja ma võtangi Jesaja 59. peatüki alates salmist 11 ja ma loen ikka piibli laiendatud tõlkest. Me kõik ägiseme ja uriseme nagu karud ja oigame kaeblikult nagu tuvid. Otsime õigust, kuid seda pole, päästet, kuid see on meist kaugel. Sest meie üleastumised on paljunenud sinu ees, Isand, ja meie patud tunnistavad meie vastu. Sest meie üleastumised on meiega ja mis puutub meie ülekohtusse, siis me teame ja tunnistame seda, nagu mässamine ja Isanda salgamine, loobumine käimisest meie Jumala järel, kõned rõhumisest ja ärataganemisest, valelike sõnade väljamõtlemine ja südamest oigamise saatel kuuldavale toomine. Õigus on tagasi pööratud ja õiglus, ausus ja õige suhe Jumalaga seisab kaugel, sest tõde on langenud tänavale linna foorumile ja ausus ei pääse kohtusaali. Jah, tõde on puudu ja see, kes eemaldub kurjast, muudab end saagiks. Ja Isand nägi seda ja temale ei meeldinud, et õigust ei olnud. Ja ta nägi, et ei ole ühtegi inimest ja imestas, et ei ole eestkostjat, kedagi, kes sekkuks tõe ja õiguse nimel. Seepärast tõi tema enda käsivarres talle võidu ja tema enda õiglus, tal oli vaim mõõtmatult, toetas teda. Ja nüüd 17. salm, mis ongi efeslastele 6:17 eelkäija. Sest Isand pani selga õigluse kui rinnakilbi või kuue ja pääste kiivrina endale pähe. Ta pani selga kättemaksu riided ja riietas end innukusega ja raevuka jumaliku armukadeduse kui mantliga. See salm, mis on efeslastele 6:17 eelkäija. Meil tuleb vaadata efeslaste kirja kohta ühes Jesaja omaga, selleks, et seda õigesti tõlgendada. Me näeme, et Jesaja 59. peatükk kõneleb Jumala õiglusest ning sellest, et Jumal otsib kedagi, kes sekkuks tõe ja õiguse nimel. 18. salm ütleb edasi, nagu nende teod väärivad, nii maksab ta oma vastastele tagasi viha ja tasub oma vaenlastele võõrastel saartel ja rannikualadel maksab ta hüvitist. Seega messia sekkumise tulemusena kardavad nad aupahklikult Isanda nime läänest ja tema au päikese tõusust. Kui vaenlane tuleb sisse nagu veeuputus, tõstab Isanda vaim standardi tema vastu ja paneb ta põgenema, sest ta tuleb nagu ülepaisutatud jõgi, mida juhib Isanda hingus. Ta tuleb lunastajana Siionisse,
ja nende juurde Jaakobi, Iisraeli hulgas, kes pöörduvad üleastumisest, ütleb Isand. Minu jaoks on see leping või liit nendega, ütleb Isand. Minu vaim, kes on sinu peal ja kes kirjutab Jumala seaduse seespidiselt südamesse ja minu sõnad, mis ma olen pannud su suhu, ei või lahkuda sinu suust ega sinu tõeliste vaimsete laste suust ega su laste suust, ütleb Isand, praegusest ajast alates ja igavesti. Niisiis Jumal räägib ebaõiglasest kohtumõistmisest versus õiglasest kohtumõistmisest. Jumal räägib päästekiivrist kui kohtumõistmise standardist. Päästekiiver on kohtumõistmise standard. Õiglaste jaoks on Jumala igavesed standardid need ainsad õiged viisid teha ja öelda seda, mis on õige, hoolimata sellest, kui suur on surve käituda vastupidiselt. Meil tuleb riietada end Kristuse õigusega selleks, et meie otsused oleksid kompromissitud isegi kõige väiksemates asjades. See on päästekiiver. Meid on päästetud pimeduse kuningriigist ja meid on viidud üle Jumala kuningriiki. Ja meil tuleb nüüd õppida kandma õiglaste kohtuotsuste vilja. Sel moel, kui vaenlane tuleb, ei leia ta meis midagi, mis oleks temale tuttav. Ta ei leia meis midagi, mis on tema sarnane, mis lubaks tal küüned sisse lüüa. Me peame teadma tõde, sest kui me tõde ei tea, ei saa me teha õigeid otsuseid ja paratamatult lähevad valedel põhinevad otsused meile maksma. Vale läheb meile alati kalliks maksma. Paulus räägib efeslastele 1. peatükis Jumala võimsast, üüratust väest. Paulus ütleb, et ta tahab, et me mõistaksime tema tahte saladust. Ja see on efeslastele 1. peatükis. Ja ma loen salmid 9 ja 10 ning siis alates 17 kuni lõpuni välja ja piibli laiendatud tõlkest. Tehes meile teatavaks tema tahte, tema plaani, eesmärgi, müsteeriumi, saladuse. Ja see on see, kooskõlas tema hea meelega, tema halastava kavatsusega, mille ta oli eelnevalt kavandanud ja temas esitanud. Ta kavandas aegade küpsuse ja ajastute haripunkti jaoks, et ühendada kõik asjad ja juhtida need üles ja viia lõpule Kristuses. Nii asjad, mis on taevas, kui ka asjad, mis on maa peal. 17. salm. Sest ma palvetan alati meie Isanda Jeesuse Kristuse Jumala, auhiilguse Isa poole, et ta annaks teile tarkuse ja ilmutuse, müsteeriumide ja saladuste mõistmise vaimu, tema sügava ja intiimse tundmise kaudu, valgustades teie südamete silmi, et te võiksite tunda ja mõista seda lootust, millesse ta teid on kutsunud. Ja kui rikas on tema hiilgav pärand pühade, tema eraldatute seas. Ja et te saaksite teada ja mõista, mis on tema väe mõõtmatu ja piiritu ja ületamatu suurus meie sees ja meie jaoks, kes usume, nagu on näidatud tema võimsa jõu toimimises, mida ta rakendas Kristuses, kui ta äratas ta üles surnuist ja pani ta oma paremale käele taevastesse paikadesse. Kaugelt üle, kõigist valitsustest ja võimudest ja vägedest ja ülemvõimudest ja igast nimest,
mis on nimetatud kõrgemale igast tiitlist, mida saab anda, mitte ainult sellel ajastul ja selles maailmas, vaid ka tulevasel ajastul ja tulevases maailmas. Paulus ütleb siin, et usklikud peaksid mõistma teatud asju. Esiteks, mis on Jumala kutse lootus uskliku elus? Teiseks, mis on Jumala auline pärand pühades? Ja kolmandaks, mis on tema väe üüratu suurus meie sees ja meie jaoks, kes usume vastavalt tema võimsa väe tööle, mida ta kasutas Kristuses, kui ta temast surnuist üles äratas. Ja siin on see, mida ta tegi. Ta pani Kristuse istuma oma paremale käele ja see on esmasündinu positsioon, millega kaasneb ka õigus kohut mõista. Me oleme eelnevalt vaadanud piiblist poja seisuse erinevaid etappe ja me teame, et kõik me oleme Kristuses esmasündinud. Niisiis ta pani Kristuse istuma oma paremale käele, kaugelt ja kõrgelt üle kõigi vürstkondade, võimude, vägevuste ja ülemvõimude. See keelekasutus siin on seotud kohtuotsustega. Kellel on autoriteet? Kellel on meelevald? Kes on see, kellele alluvad kõik teised absoluutselt kõigis valdkondades? Kogudus tuli välja ideega, et päästekiiver on mõeldud selleks, et kaitsta oma mõtteid Jumala kartmatute mõtteviiside eest. Kuid sellel pole mitte mingisugust pistmist tegelikult päästekiivriga. See on ainult ratsionaalne viis päästekiivri tõlgendamiseks, kuid sellel ei ole mitte mingit pistmist vaenlase üle kohtumõistmisega ega kõigi väljakutsete allutamisega Kristuse suveräänsuse alla. Kristus istub palju kõrgemal kõigist valitsustest ja autoriteetidest ja meelevaldadest ja vägedest ja võimudest ja kõrgemal igast nimest ja kõrgemal igast tiitlist, nii selles kui tulevases maailmas ja ajastus. See tähendab, et Kristus on ülima kohtuniku positsioonil. Vaenlasest jagu saamine tähendab ta meie jalge alla panemist. On olemas selline sõjaline termin nagu passifikatsioon, mis tähendab vaenlase vastupanuvõime vähendamist ja vaenlase väe vähendamist olematule tasandile. Ja sellest on siin jutt. Päästekiivri eesmärk ei ole päästa inimesi rikutud mõtteviisidest. Rikutus mõtteviisidest päästmine juhtub siis, kui Jumal tõstab meid välja pimeduse kuningriigist ja asetab meid oma poja kuningriiki. Kuid päästekiiver ei viita sellele. Pääste ei ole see. Pääste tähendab Jumala kuningriigi ning kuningriigis elavate inimeste kõrgemat mõtteviisi pimeduse kuningriigis elavatega võrreldes ja sellest tulenevat loomupärast kohtumõistmist. Selle üle, muutes vaenlase jõuetuks igas olukorras, mitte ainult meie endi eludes, vaid kogu maailmas ja kõigi nende eludes, kelle elu meie elusid puudutab ja mõjutab. See on see, millest jutt käib. Kuid meile on selgeks tehtud, et kõige olulisem on inimese pääste, et see ongi, me kuulutame pääste evangeeliumi ja selle tulemusena me jäämegi sinna peatuma ega mõtle edasi. Suurel osal kogudusel on peamine eesmärk taevasse jõuda ja mida kiiremini, seda parem. Suur osa kogudusest igatseb pääseda välja sellest kannatusi täis maailmast. Kuid neil ei ole mitte mingit eesmärki selles maailmas ja praegu valitseda. Aga mille jaoks meie Kristuse ihuna selles maailmas siis üldse oleme?
Päästekiiver on majesteetlikkuse kroon, mis määrab selle, mis on õige ja mis ei ole ning kes on õigel poolel ja kes ei ole. Ja õige tähendab loomulikult Jumala õigsust, seda, et me elame täpselt kooskõlas jumalike standarditega. Kui me läheme Efeslastele 6. peatükki, siis räägib see meile täpselt sama asja, et meie istume troonil taevastes paikades Kristuses, mis on palju, palju kõrgemal kui kõik valitsused ja võimud ja vürstiriigid, väed ning selle ajastu pimedus. Mida tähendab troonil istumine? Troon on jumaliku autoriteedi sümbol. Kui meie istume troonil, siis istume me kohtutroonil, sest troon on alati läbi ajaloo olnud ja saab alati olema kohtumõistmise paik. Ja me ei istu troonil sellepärast, et me oleme saanud selle positsiooni autasuks Kristusele kuuletumise eest, millele viidatakse lihtsustatud evangeeliumis. Tõde on, et me istume ühes Kristusega kohtumõistmise troonil siin ja praegu, selles maailmas elades. Me istume taevastes paikades Kristuses Jeesuses, kes istub oma isa troonil. Me oleme üritanud niivõrd paljusid asju piiblist ära seletada inimliku mõistmise järgi, pööramata tähelepanu pühakirja keelele ja pühakirja sümbolitele ning nende tähendusele. Ja me oleme jäänud ilma väga paljust. Kuid meil tuleb tõlgendada piiblit piibli enda abil ja mitte inimliku mõistmise abil. Ja sellepärast me vaatame neid kirjakohad, mis on Uues Testamendis, kus on nad ka Vanas Testamendis, kus me need sealt leiame ja millises kontekstis nad on. Kui jutt on sellest, et Kristus istub Jumala paremal käel taevastes paikades, mis on palju, palju kõrgemal kui kõik vürstiriigid, võimud, väed ja ülemvõimud ja tiitlid, siis on see kohtu otsuse paik selleks, et tuua kõik vastutuse alla vastavalt jumalikule õigusele ja jumalikele standarditele. Ei ole olemas standardit, mis mõistaks Jumala üle kohut. Jumal ongi standard, ta on ainus standard. Ja ta peaks olema ainus standard meie eludes. Ja see on see, mida meid on kutsutud tooma siia maailma. Jumala standardit. Jumala olemus ja tema iseloom on standardiks, mille järgi kõik on või eksisteerib. Ja seetõttu mõistab Jumala kohalolu kohut kõige üle. Jumal asetas oma aujärje oma loomingusse selleks, et näidata autoriteeti, mis meile on antud, kui me oleme isas, olles asetatud pojasse. Paratamatult on tegemist kohtumõistmisega. Ja nagu me lugesime Efeslaste kirjast, oleme sina ja mina Kristuses kaugelt üle kõigi valitsuste ja võimude ja vägede ja ülemvõimude ja üle iga nime, mis on nimetatud, üle iga tiitli, mida saab anda mitte ainult selles ajastus ja selles maailmas, vaid ka tulevasel ajastul ja tulevases maailmas. Salm 22 jätkab. Ja ta on pannud kõik tema jalge alla ja määranud ta koguduse üleüldiseks ja kõrgeimaks peaks. Ta on pannud kõik tema jalge alla. Millele see keelekasutus viitab? Mõtle sellele. Kui sulle pannakse midagi jalge alla,
kui sulle pannakse keegi jalge alla, siis see ei viita vaibale ega isegi jalapingile. Ta räägib meie suveräänsest õigusest, meie jalg pea peal põhimõttest, et panna see vastutama oma tegude eest, kes toodab kurja selles maailmas, sest meil on selleks õigus. Jumal pani kõik Kristuse jalge alla ja andis ta kogudusele üleüldiseks ja kõrgeimaks peaks. Kristus on pea, valitseja ja seetõttu on see päästekiiver. Pead ümbritsev asi on see, mida see sõna-sõnalt tähendab. Nüüd salmi 22 teine pool ütleb edasi. Ta on määranud ta koguduse üleüldiseks ja kõrgeimaks peaks, mis on tema ihu, tema täius, kes täidab kõik kõigega, sest selles ihus elab täiel määral tema, kes teeb kõik täiuslikuks ja kes täidab kõik kõikjal iseendaga. Seda arvesse võttes, kelle üle me siis lõpuks kohut mõistame? Me mõistame kohut kõigi inglite üle, kes Jumala vastu mässasid. Lõpuks mõistame me nende üle kohut. Kas sina tead, et sinu saatus Kristuses on inglite üle kohut mõista? Me ei alusta inglite üle kohtumõistmisest, me alustame inimeste üle kohtumõistmisest. Ja Jumal on väga täpne selles osas, kuidas me kohut mõistame, kuidas me otsuseid langetame meile antud kohtuotsuste piires. Ja vaatame, mida Jumalal on öelda ebaõiglaselt kohut mõistvate kohtunike üle. Ja me läheme laulu 82, kus on sõna Jumalad öeldud meie kohta. Ja see Jumalad on originaaltekstis Elohim, mis tähendab kohtumõistmist ning kohtunikke ja täidesaatvaid ametnikke ehk magistraate, mis tuleb sõnast majesteet. Sõna Elohim ehk Jumal ei viita inglitele. Heebrealastele 1. peatükk ütleb, et Jumal ei andnud inglitele seda ega tulevast ajastut valitseda. Ja me näeme seda Heebrealaste 1. peatükis salmid 4-6. Ja ma loen seda Piibli laiendatud tõlkest. Võttes koha ja auastme, mille võrra ta ise sai inglitest sama palju kõrgemaks, kuivõrd temale pärandatud auline nimi on nende omast erinev ja suurepärasem. Sest millisele inglile on Jumal kunagi öelnud, sa oled minu poeg ja täna olen ma su ilmale toonud, rajanud sind kuningliku väärikusega ametliku poja suhtesse. Ja jälle, mina olen temale isaks ja tema on mulle pojaks. Veelgi enam, kui ta toob oma esmasündinud poja tagasi maa peale, ütleb ta, kõik Jumala inglid kummardagu teda. Me näeme laulus 45 salmid 6-7, mis räägib samuti troonist. 6. salm, su troon, o Jumal, on igavesest ajast igavesti. Õigluse valitsuse kepp on sinu kuningriigi valitsuse kepp. Meid on kutsutud valitsema õigluses, Jumala õigluses. 7. salm, sa armastad õiglust, ausust ja õigust Jumala ees ning vihkad kurjust. Sellepärast on Jumal, sinu Jumal sind võidnud rõõmuõliga rohkem kui su kaaslasi. Ja ma lõpetan siinkohal, me ei jõua seekord minna laulu 82, me võtame selle ette järgmisel korral, aga ma usun, et juba selles esimeses osas on piisavalt, mille üle mõtiskleda. Seega Kristus istub palju kõrgemalt kõigist valitsustest, autoriteetidest, vägedest, vürstivõimudest, kõrgemal igast nimest ja igast tiitlist
nii selles kui tulevases maailmas ja ajastus. Ja meie istume troonil ühes Kristusega. See on kohtumõistmise troon. See tähendab, et Kristus on ülima kohtuniku positsioonil. Vaenlasest jagu saamine tähendab ka meie jalge alla panemist. Me rääkisime passifikatsioonist, mis tähendab vaenlase vastupanuvõime vähendamist ja tema väe vähendamist olematule tasandile. Pääste tähendab Jumala kuningriigi ning kuningriigis elavate inimeste kõrgemat mõtteviisi pimeduse kuningriigis elavatega võrreldes ja sellest tulenevat loomupärast kohtumõistmist vaenlase üle, muutes vaenlase jõuetuks igas olukorras, mitte ainult meie endi eludes, vaid ka kogu maailmas ning nende eludes, kes meie elusid puudutavad või mõjutavad. Saatan ja tema inglid on juba meie jalge alla pandud. Kurat teab, et ta on meie jalge all, kuid kui meie ei ole selles kindlad, siis saab kurat meid hirmutada ja meid hirmu kaudu kontrollida ja meie üle valitseda. Kuidas ta saab meie üle valitseda? Kui meie valime hirmu mingis olukorras ja mitte tõe, siis astume me vaenlase territooriumile. Saatan saab meid kahjustada siis, kui meil on midagi ühist temaga. Sellises olukorras on meil hirm ühine saatanaga. Ja see on ka see põhjus, mille pärast me tegeleme vabastusega. Mitte teemonite välja ajamisega, vaid vabanemisega selle kaudu, et me leiame üles selle, mis meie eludes on ühine saatanaga. Ehk siis perekonna ülekohtu, ehk patu või needuse, mis on reisinud ühelt põlvkonnalt teisele ja me parandame sellest meelt 4. põlveni välja, nagu õpetab sõna. Ja me palume, et Jumal tõmbab selle patu juured välja meie ja meie järglaste vaimust, hingest ja südamest. Kui meil ei ole midagi ühist saatanaga, siis ta ei saa mitte kuskile küüsi sisse lüüa. Ja see on seepärast see põhjus, miks meil tuleb minna läbi sellest vabastusest. Selleks, et me saaksime valitseda. Sest vaenlane on meie jalge alla pandud. Ja meil tuleb seda teada. Ma loodan, et see õpetus oli sulle abiks ja õnnistas sind ja me läheme järgmisel korral edasi, et sellest veelgi paremini aru saada, mida päästekiiver tegelikult tähendab. Ole südamest õnnistatud.